Traditsiooniliselt on Eesti tantsupidusid ikka suvisel ja soojal ajal peetud, ikka koos arvuka publiku ja tantsijaskonnaga. Aga vaid paar aastat enne viimast sajandivahetust toimus Viljandi Tuisustel tänavatel sündmus, mis muutis seda tava alatiseks. 2013. aasta veebruaris, mil Viljandi pidulikult pärandi linnaks kuulutati, sai ajalooks ka 15 talve rahvatantsijaid kokku toonud Viljandi talvine tantsupidu. Mõte Viljandi talvistel tänavatel tantsida sündis toona kahe tegusa kultuuritöötaja omavahelisest aasimisest ning toonased sündmused on tänaseni teadaolevalt vaid meenutustena säilinud. Kui korra seal Viljandi kultuurimaast tantsutunnist trepist üles tulin, siis Aivar Trellmann küsis mu käest, et mina läksin oma tuppa, tema tuli just parasjagu oma toast, nii et me saime koridori peal kokku. Et Vaike, et mida te kogu aeg siberdate siin saalis, et miks te talvel väljas ei tantsi? Sünd oli niimoodi lihtsalt ühest aasimisest ja siis veel ühest õnnelikust kokkulangemisest. Et oli ka kohe hästi kiiresti nagu ettevõte, kes toetas seda asja, ilmselt siis ka oma huvides. Ja me tegime esimesel oli võistu tantsimine. Ja esimene oligi 1998 detsembris, vahetult enne jõule, mis sai siis selliseks tõeliselt tormiliseks, sest ilm oli väga halb, tõeliselt halb. Tuisune, tormine, õueküünlad ei põlenud, aga see oli hästi tore ja naljakas. See oli tõsiselt crazy. Alustasime seal Kaubamaja ja Kultuurimaja vahelisest hoovist. Olime pannud oma tantsijate autod mööda ümber selle kvartali ringiratast, autoaknad lahti, raadiod mängima, kellel mis muusika seal plaadi pealt parjastagu või vabandust, siis polnud ju plaate veel, siis olid kassetid. Kassettide pealt, mis tantsumuusika tuli ja kui tantsupaar siis seda kuulas, mis lugu sealt tuli, siis ta võttis ja tantsis selle järgi nii kaua, kui kuulas seda muusikat, oli see siis jooksupolka või Oige Vasemba või mis iganes veel, kuni järgmise autoni, kus hakkas järgmine lugu muusikat kostma ja siis ta tantsis seda. Oli ka väike žürii ja siis jagati auhindu edukamatele paaridele. Pärast see võistlutantsimise osa lõppes sellisel kujul ja teisest korrast juba olime Raekoja ees. Siis hakkas Raekoja plats väikseks jääma, siis koliti juba Vabaduse platsile. Ei pea kunstiline juht Vaike Rajaste ega teda algusaastatel korralduslikes küsimustes aidanud Aivar Trellmann osanud siis arvata, et olid alustanud midagi, mis Eesti rahvatantsupidude puule sootuks uut haru hakkab kasvatama. Et kui me algul esimene pidu lihtsalt niisama selle asja nagu ära tegime, siis tegelikult juba teine pidu me mõtlesime, et seal peab olema mingisugune kindel sisu, mingisugune teema, miks me seda teeme, kellele me seda teeme ja kuidas me seda teeme. Ja siis me mõtlesime labajalgade peale ja et me tantsime nüüd Eesti erinevaid labajalgasid. Ja meil oli ka Maia Orav tuli sponsoriks selles suhtes, et oma enda nimelise auhinna pani välja, et rääkides Maia Oravaga, kutsusime ta nagu siis endale mõtetesse kaasa mõtlema ja tegutsema. Kahjuks ta ise tulla ei saanud, aga oma mõtteid ta jagas ja andis nagu kuidas teha ja mida teha. Alates siis teisest korrast kuni 5. mil mina sellega seotud olin, oli üks väga kindel märk, et kõiki üritusi juhtisid läbi mikrofoni, kommenteerisid ja tantsijaid suunasid tandem Venot Sügud ehk siis Kaute Kivistik ja Margo Mitt või siis minu isa oli Ausus ise, kes siis ka pärast jätkupeol niimoodi selle nime all juba üles astusid, et see oli ka meil nagu esimene selline väike kaubamärk ja tantsupeo tuli teisel korral. 3. korral tegime ka jälle võistlutantsimist, kus minu meelest oli päris põnev see, et me valisime parima naise tantsitaja mehe.
et kuidas siis üks mees valis endale siis erinevaid partnereid ja kuidas ta selle erineva partneriga siis erinevaid tantse siis tantsis, kuidas ta kellegagi hakkama sai, et me siis pöörasime tähelepanu meestele. 3 esimese talve jooksul omandas meeleolukas ühistantsimine juba konkreetsemad tunnusjooned. Kuid veel enne andsid ajakirjandusveergudel ilmunud arvustusedki tunnistust üha rahvarohkemaks muutunud talvise peo tõsiseltvõetavusest. See sama esimene pidu, kui me olime ära pidanud, kui ajakirjanduses ilmus siis artikkel, et talvised peod pole Eestile omased või Eesti ei tunne selliseid, Eesti kultuur ei tunne selliseid talviseid asju. Kategoorilistele väidetele leidus vastus aga Baltasar Russovi Liivimaa kroonikas ja mõneti võis seal mainitu kaasaegsetele talvistele tantsupidudele ka omamoodi põnevat hõngu lisada. Et aastal 1555 keelas Tartu raad linnarahval väljas talvistel pühadel ja pidudel väljas tantsimise ära. Talvised tantsimised tõrvikutega, see olla liiga paganlik. Vahepeal me mõtlesime, et võib-olla on Viljandi selleks ka vale paik ja proovisime ka kolida korra Tartusse selle üritusega. Et nüüd võiks see nagu see toonane kiri annuleerida, siis vähemalt korra aastas võiks Tartu tänavatel talvel tõrvikutega tantsida, aga see idee jäi ka seisma ja asi jäigi Viljandisse ja eks see siin talle õige paik on. Ehkki aastate jooksul oli ettevõtmine juba sadu ja sadu rahvatantsijaid talviti Viljandis kogunema harjutanud, rääkisid 5. talvist tantsupidu ettevalmistades korraldajad sellest isekeskis kui viimasest. Kui need 4 esimest pidu olid nagu ikkagi, et oma Viljandi maakonna piirides või oma maakonna rahvas nagu oli kohal, siis 5. peol oli seda rahvast nagu kuskilt mujalt ka juba, sest me olime kutsunud endale külalisi, kord oli meil tantsuansambel Sõprus olnud ja kord tantsuansambel Tarvantpää. Ja kuidagi info hakkas liikuma ja 5. pidu oli siis rahvast palju, ei tule kõne allagi, et on 5. ja viimane. See oli see nagu jäämurdmise koht ja siis tuli see, et seda me tahtsimegi ja siis ta läks tõeliseks tantsupeoks. Ja siis hakkas tekkima sellel asjal ikka päris tõsine sisu. Asi läks 3-päevaseks. Meil tulid külalised, kaugemalt hakkasime kutsuma väljaspoolt Eestit külalisi. Tulid õpitoad. Tulid kontserdid Viljandi linna ja maakonna koolides, tulid erinevates rahvamajades sellised rahvakunstiõhtud. Ja see laupäevane päev, mis on nagu sellise talvise tantsupeo peapäevaks olnud siis 15 korda, sai oma sellise kindlad osad, kus olid siis õpitoad, kus olid kontserdid. Oluline ikkagi, et on minu jaoks see, et me hakkasime nagu väga kindlale teemale neid pidusid kuskil siis nagu suunama. Et kord meil olid kontratantsud, kord meil olid labajalatantsud, veel kord uuesti olid Kristjan Toropi kogutud ja avaldamata tantsud, mida me siis nagu levitasime just tantsuõpetajate vahel. Ja iga kord me sellele talvisele peole otsisime uue teema, et tantsuõpetajad peaksid nagu selle repertuaariga, mis talvisel tantsupeol tantsimisele tuleb, natukese vaeva nägema. Et otsida üles vanadest kirjeldustest, muuseumist, arhiividest, vanade pärimustantsude erinevaid variante. Lavatantse õpitakse ära, minnakse esinema, käiakse ülevaatustel, käiakse tantsupidudel, aga kui ütled, kuidas käib näiteks Kihnu kalamees hoobilt, kui palju oskavad kohe seda tantsida või siin Paikuna Savikoja venelane või siin Paikuna tantse, seda enam veel setutantse või siis sealt põhjarannikult Ingliska näiteks, et kas kohe oskab iga tantsurühm, ma kahtlen. Esimesed peod olid ikka sellised, et mis tantsu ma siis 3 paari tantsudest ikkagi tantsin, mis varianti.
aga leidke ise see variant, otsige, mis teile meeldib, leidke oma rühmale see, mis on see teile omane või teie kodukandist üles kirjutatud või kodukandist omane. Et õpetada seda, et selles pärimustantsus ei ole kindlaid reegleid, nii nagu on autoritantsus. Ja et ma võin tantsida seda nii, kuidas minu oskused, minu teadmised lubavad. Üks keskmine Eesti rahvatantsija harjutab tihtipeale väga kiivalt kõikvõimalikke samme, et pöiasirutus oleks korras ja hüpe piisavalt kõrge ja selg piisavalt sirge, siis nüüd talvetantsupidu on just nimelt selline puhtalt lustimise koht ja mis sai parem olla kui see, et me teeme ise midagi sellist, mida me samaaegselt ka väga vabalt naudime. Kui vaadates vanemaid inimesi, siis nemad võtsid seda asja kohe hästi vastu. Pisikesed lapsed ka võtsid hästi vastu. Aga selline keskealine inimene võttis seda asja vastu esialgu sellega, et mis jama te teete. See pole ju mingi tantsimine, sest tegelikult oldi tuldud ikka sellest tantsupeo-kultuurist. Ma ei ole absoluutselt tantsupeo-kultuuri vastane, üldsegi mitte. Aga tegelikult selle oleme me ära unustanud, et on olemas seesama pärimustantsu pool. Et me tantsime seda tantsupeol, seda sama pärimustantsule põhinevat tantsu, mida on loonud nagu autorid, kindlate reeglite järgi, kindlate nõuete järgi ja me olemegi raamides. Ja seesama tantsija, kes oli aastakümneid käinud juba seal Tallinnas tantsupeol ja teinud seda autoritantsu ja tantsupeo jaoks õppinud tantse, tema jaoks see, et kui ma ütlesin, et kui ta küsib, kuhu ma käed panen, ma ütlesin, et vahet ei ole. Kui sulle meeldib, pane nad puusale, kui sulle ei meeldi, jäta nad kõrvale. Või see, et kui kõrgele ma selle põlve nüüd tõstma, siis pean. Vahet pole, tõsta nii, kuidas sulle sobib. See oli nendele tantsijatele esialgu võõras. Raske aru saada, aga see pole ju siis see. Ja selle sama tantsijaga on ikkagi, et nagu iga kassipojaga. Nina piima sisse, siis ta saab aru, et tegelikult on see päris põnev. Ja tantsijatega adusin ja tundsin ja tunnetasin oma tantsijate pealt just nimelt selle ära. Kui ta sai selle tunde kätte, et ahaa, see on midagi põnevat, mida võib teha ka nii, kuidas mulle meeldib. Ja nautida seda. Siis oli minu jaoks üks suur asi nagu saavutatud, et tantsija hakkas mõistma seda, et ongi teine tantsustiil ja tantsuvorm olemas. See on see pärimustants ja teine asi on see, mis on siis see tants, mida me tantsime Tallinnas suurtel tantsupidudel. Ning ühtäkki avastasid korraldajad, et traditsioonilistel tantsupidudel esitatava lavatantsu kõrval on endale taas eluõiguse saanud pärimustants juba ka ise pärimust hakanud tootma. Mäleta, kas oli ta 12. või 13. pidu, kui keegi ajakirjanikest kirjutas ajalehes hiljem peale meie pidu, et see oli vaba hingega pidu, mis tegelikult andiski nagu selle, et jah, me võimegi tantsida seda pärimustantsu nõndamoodi, et ma naudin seda. Ma tantsin seda nii, nagu mulle seda meeldib, nii nagu ma olen seda vanemalt õppinud või ma olen seda isaga kunagi koos midagi sellist tantsinud või lapsepõlves, ahaa, me tegime mingit laulumängu, et kuidas meie seda tegime. Ja kui ma siis seal õues vaatasin neid tantsijaid, kes seal talvistel pidudel tantsinud on, siis oli tõepoolest ühte Savikoja venelase tantsutantsides, neid variante oli nii palju, aga ega keegi ei ole neid uuesti üles kirjutanud, mida tegelikult tantsiti, et tundub praegu tagantjärgi, et ahaa, meil on jäänud üks asi tegemata. Me oleks võinud ju jälgida seda, et mida tegelikult seal õues tegelikult tantsitakse, sest kui külas oli meil hiidlasi, külas oli Pärnumaalt inimesi, Ida-Virumaalt, Raplast, kus iganes, üle Eesti tõsiselt ja kust keegi oma tantsude ja variantidega tuli, et ega me seda ülesse küll ei kirjutanud, ega me seda üles ei filminud nii konkreetselt. Et tegelikult tundub, et üks materjal on jäänud tegemata. Läbi aastate on Viljandi talvistele tantsupidudele olnud oodatud kõik soovijad. Kindlasti aitas selline sundimatu korraldus
rahvatantsijate ridu nii mõnegi huvilise võrra täiendada. Sellel peol saavad esineda või tähendab osaleda ka need kõik, kes ei tantsi kusagil tantsurühmades. Sest nagu praegu on repertuaar on kõik internetis olemas ja kui ma soovin, ma registreerun ja tulen tantsima oma paarilisega või kas või üksinda. Ma ei pea teistega täpselt ühtemoodi tegema, ma ei pea olema rahvarõivis viimase peal, ma olen nende rõivastega, mis mul on. Talviste tantsupidude sisu ja vormi kujundas kindlasti ka nende toimumise aeg, aasta kõige külmem kuu. Pealt vaadata talvist tantsupidu kaua ei saa, see on selge. Sa kas tantsid ise kaasa või sa lähed varsti ära. Ja tegelikult see talvine pidu on tegelikult ikka selline osalejale. Samas me oleme sellele pealtvaatajale just pakkunud need viimased peod nüüd just nimelt seda, et ta võib tulla õpitubadesse ise midagi õppima, ise midagi kuulama, ta saab tulla kontserti vaadata, ta saab tulla Simmanile, ta saab tantsida ise ka, et tegelikult me oleme andnud ka publikule võimalust mitte külmetada seal väljas, vaid ise kaasa tantsida. Samas ka kõik need pärimustantsud, mida me oleme tantsinud seal õues, mis ongi nagu ütleme avalikkuse ette tulek just avalikku ruumi, vabasse ruumi, meil on ju kogu aeg olnud kõik avatud, kes on aga tahtnud, on kaasa tantsinud ja tore on vaadata seda, ta küll ei tule ringi sinna samasse platsi peale, aga ta seisab seal kuskil eemal ja ta tegelikult tantsib kaasa, kas ta hüppab seda kaerajaani või ta siis, no mis iganes, et ta teeb kaasa, et tal oleks soe. Igaüks tantsib oma moodi. Tegelikult ongi ju need tantsud ka niimoodi ju olid vanasti ja on nüüd ka, et igaüks tantsib jõudu mööda. Üks kargleb, teine ei kargle, teine teeb väiksema sammuga. Et iga aastaga läksid need pealtvaatajad, kes vähemalt tulid, ilmselt nad olid ka huvilised, nii et neid sai haaratud sinna tantsuringi, mis kujunesid seal Vabaduse platsil ja nad tulid juba päris julgelt ja said ju see ka sooja siis ja oli see ka üksiti väga rõõmus. Talvine pidu on selles mõttes hästi tore pidu, et kõik, kes vähegi soovi avaldavad, et suvel ju pane oma paksud vammused selga ja seal lõõskava päikese käes ei olegi nii tore. Talvel siin lume peal on palju mõnusam. Kuid paiguti võis ajakirjanduses talvise tantsupeo kohta ka teistsuguseid arvamusi lugeda. Mis nad kargavad oma sulejopet seljas, et ega see pole mingi rahvarõivas. Loomulikult ei ole, aga meil ei ole ju enam neid asju, et panna see lambanahkne vest selga või selline vana meeste müts, mis oli ka lambanahast tehtud, mida mina mäletan oma isal olevat olnud, aga nüüd neid ju enam ei näe. Nüüd pannakse selline kas siis suusamüts pähe või ollakse üldse palja peaga või tõmmatakse puff üle pea, eks ju, ja üle kaela. Aga et just nimelt see, et need samad käpikud või sallid või soojad kampsunid ja soojad vestid ja kasukaga loomulikult ei tantsi, see on selge. Aga selliseid talviseid rõivaid ikkagi, et meil Eesti rahva omasid nagu talvel ikkagi, et näha ei ole. Ning üks talviste tantsupidude raames toimunud õpitubades räägitud teemadest puudutaski rõivaid, mida meie esivanemad talvel, töistel ja pidulikel puhkudel selga panid. Märkamatult ülemaaliseks muutunud Viljandi talvine tantsupidu ületas oma 6. toimumisaastal ka riigipiirid. 6. pidu, kui meil olid esimesed väliskülalised ja tegelikult on siis olnud alati üks väliskollektiiv alati, kui mitte 2 või vahest ka mõnikord 3 väliskollektiivi korraga. Mis on andnud siis selle, et me oleme saanud oma linnarahvale, maakonnarahvale näidata ka teiste maade kultuuri, just tantsukultuuri ja just on nagu kooli esinemised. Meil on selles suhtes tore, et on kooliaeg ja kollektiivid on saanud käia koolides esinemas, mis on väga hästi vastu võetud just nimelt koolilaste poolt, sest meie külaliskollektiivid on lastega koos ka tantsinud oma maade tantse, on ta siis olnud Jugoslaavia või Kreeka või Türgi või koguni ka Indoneesia, mis tõsiselt kaugelt,
et selles suhtes on küll hästi tore olnud ja pealati on muidugi naabrid Läti rahvas või siis ka soomlased olnud lähedalt ka niimoodi võtta. Valdavalt sujus väliskülaliste võõrustamisega seotud keeruline korraldustöö tõrgeteta, siis ühel korral on Viljandi talvine tantsupidu ka kaitsepolitsei huviorbiiti sattunud. Jordaania grupp oli meil olid kontaktid olemas, nad olid juba tulemas ja küsisin nende käest sügisest saati, et kuna Jordaaniaga oli viisa, et kas neil on viisad olemas. Ja nad nagu rääkisid igasugust teist juttu ja siis, kui oli talvise tantsupeoni jäänud umbes 2 nädalat, siis jordaanlased avastasid, et neil ei anta viisat. Ja palusid, et meie hakkaksime siis omalt poolt seda asja ajama, et nad ikkagi saaksid tulla, sest neil oli planeeritud. Ja hakkasin siis mina kirjutama kirju Siseministeeriumisse, Välisministeeriumisse, igale poole, kuhu oli võimalik. Kuni üks päev helistati mulle kapost ja küsiti, et mis on minu huvi, miks ma neid jordaanlasi nii kangesti tahan tuua. Ja siis ma ütlesin, et oi, et ega mina nagu väga ei tahagi tuua, et pidid meile talvisele tantsupeole tulema. Ja siis meil toimus selline väike vestlus, kus siis õnneks saadi aru, et mul ei ole isiklikku huvi neist kedagi tuua. Ja kui ma nüüd nagu tagantjärele mõtlen, siis võib-olla see oligi hea, et võib-olla olekski meil pärast nagu midagi juhtunud nendega, et nad ei oleks tahtnud tagasi minna või midagi, sest siiamaani nagu kõigi teiste väliskülalistega on meil nagu väga hästi olnud. Seitsmendast talvest alates asusid Viljandi talvise tantsupeo korraldusmeeskonna ridu täiendama vastasutatud tantsurühma Vabajalg noored tantsijad. Selles seltskonnas ei olnud ju tegelikult üldse küsimustki, et kõigil oli mingil moel rahvatantsu taust olemas ja mis põhiline ka väga suur tahtmine kogu aeg midagi üheskoos teha, nii et kuna Vaike selle peo korraldamisega ju sel ajal juba rakkes oli, siis meie ühinemine selle korraldusmeeskonnaga oli täiesti loogiline. Olen suure veaautoga näiteks Ugala teatrist toonud vaipu Viljandi spordihoone põrandale, kus juures selle autoga me oleksime ikka 3 korda avariid teinud, sest Vaike ütles, et kellel on veaauto load, ütles, et mul on, aga ma seda autot nägin. Siis ma olin ehmatanud küll, aga me sõitsime sellega mööda Viljandi linna. Aga see oli jube. Pärast viisime väikese autoga need vaivad tagasi. Iga aasta oli teada, et kui juba aastavahetus kukkus, siis juba käisid mõtted selle peale, et kuidas saaks jälle Ants Helinurme juurest need liiklusmärgid ära tuua, millega ajutiselt liiklust Viljandi kesklinnas ümber korraldada või kuidas saaks pärimusmuusika aida ees suured lumevallid ära lükata, et pilk hakkas tõepoolest tänu sellele peole alati aasta alguses pisut teistmoodi linnas ringi liikuma. Aga kuidagi viimased aastad on olnud hästi hea meeskond, kellega on väga kerge olnud ja mõnus olnud teha, et igaüks teab oma rolli ja kohta ja ülesannet, et selles suhtes on küll läinud viimased aastad väga kergelt ettevalmistustööd ja kusjuures nagu me oleme nagu ikkagi, et olnud teatud üksustele väga kindlad partnerid selles suhtes, et kellega on hea kerge olnud nagu koostööd teha, usaldust on tulnud hästi paljudega ja koostööpartneritega ja selles suhtes on küll olnud nagu kindel tunne nagu teha. Mis oli aga Viljandi talvise tantsupeo fenomen, mis läbi aastate nii noori kui vanu, kohalikke ja kaugemaid tantsusõpru üheks õnnelikuks peoseltskonnaks liitis. Ma arvan, et see oli sellepärast, et see oli õige asi. Et paljud asjad võime öelda, et need algasid juhuslikult.
aga ma olen seda meelt, et sellised asjad ei ole juhuslikud, need ikkagi, see on mingisugune õigete inimeste kogum, kellel on õiged mõtted selles suhtes ja tavaliselt pall ikka veereb edasi suuremaks ja ta läheb ja kui head inimesed tulevad sinna juurde, kes mõtlevad samamoodi, siis ta ei saagi minna halvasti, ta ei saa allamäge minna selline asi, et see on muidugi võib-olla selliseks heaks mõtteks uutele tegemistele, et tulebki kuskilt otsast alata ja siis tulebki välja midagi väga suurt. Palume lavale Viljandimaa kultuuripärli 2009. Vaike Rajaste. Viljandi talviste tantsupidude korraldamise eest pärjati Vaike Rajastet 2010. aastal nii Valge Tähe teenetemärgi 5. klassi ordeni kui maakonna kultuuripärli austava nimetusega. Samal aastal toimus ka toona enim osavõtjaid Viljandisse toonud talvine tantsupidu. Lumisel Vabaduse platsil oli siis jalga keerutamas enam kui 800 pidulist. Et asi huvitavam oleks, laske vahepealt käed lahti ja tekitage uued vedajad ja põimujad. Emotsioon, mis läbi 15 aasta noori ja vanu tantsijaid Viljandisse kokku on toonud, jääb lõpuni tajutavaks vaid neile, kes seda ise kohapeal kogeda saanud. Ja kogetust on, mida ka aastaid hiljem mõnusalt meenutada. Oma elamuse annab igal aastal ilm, et selles suhtes on Vabaduse platsil huvitav, et mis meil taevast alla tuleb ja kas meil lumi on ja kas lund ei ole. Lauluväljakul tantsisime, vihma sadas, lund ei olnud. Ja nüüd, kui öelda mõned aastad tagasi, mis on toimunud, siis oli see, et oli 20 kraadi külma ja lund sadas näiteks viimane aasta, mis oli hästi romantiline. Nii et neid on olnud, et poriloip, kuidas oleme tantsinud. Ja kõige külmem ei olnudki siis, kui oli rohkem kui 20 kraadi külma, sest siis olid ennast väga soojalt riidesse pannud, siis oli palav. Aga siis, kui vihma ja lörtsi sadas ja jalad said märjaks ja siis oli küll külm. See tantsurahvas on üks naljakas rahvas, et kui ta juba kord hakkab midagi tegema koos, et siis see iga aastaga paisub ja paisub ja paisub. Seda on näidanud nii noorte tantsupeod kui üldtantsupeod ja ka see nii-öelda talvine tantsupidu, et minu arust mida rohkem me kokku saame ja kokku hoiame, et see Eesti nogi on, et tuld ainult. Aga Viljandi talves süüdatud tantsutuli oli vahepealsete aastate jooksul oma sädemeid teistessegi maakondadesse lennutanud. Ja sedasi ka kunagise tuisuse ilma kiuste peetud rahvapeo käigus sündinud algatuse lumepallina veerema pannud. Ja see on üks põhjus, miks me ära lõpetasime. Sest Kohtla-Järvel, Tartumaal, 2 kohas, kui ma ei eksi, kui mitte isegi 3, Pärnumaal, Harjumaa tegi Tallinnas siis talvise peo, neid on saanud palju. Ja igat asja, mida on palju, iga asi devalveerub ära. Mitte seda, et ei võiks, ei tohiks teha, tulebki teha. Tore, et on järgijaid, siis tulebki mõelda selle peale, et järelikult me oleme mingisuguse seeme mulda istutanud, see on hästi kasvama läinud, nüüd tuleb edasi minna. Las jääb ilus mälestus, sest et
tegelikult on, inimesed ei jõua ju nii palju käia. Kollektiiv või valib endale talve jooksul ühe, heal juhul 2 kohta, kuhu ta on võimeline sõitma, sest tegelikult kõik on seotud kulutustega. Kui me algusaastatel olime kuskil 60 inimest ja mingi hetk 175 inimest talvisel tantsupeol, siis viimased peod ikka üle 1000 ja 1300 inimest peole kokku toob. Et selles suhtes, et parem on lõpetada ilusti ära ja hea tundega ära, kui see, et sa tunned, et ahaa, et asi hakkab ära vajuma, et hakkame nüüd lõpetama, Iga asi peaks lõppema siis, kui ta on oma tipul. Siis jäävad inimestele kõige paremad mälestused ja mis põhiline, korraldajatele jääb sisse energia võtta ette midagi uut ja võib-olla veelgi ägedamat. Et ma usun, et praegu nii Vabajalal kui ka teistel, kes läbi aegade on talvise tantsupeoga kokku puutunud, on olemas täiesti see säde ja särts, et midagi toredat järgmisel aastal jälle teha ja mõtteid juba on. Selles suhtes on seda kurb öelda, aga tegelikult ta jätab ikka tühika selles mõttes, et see oli üks sündmustest, mis tõi nii-öelda üle Eesti meile siia Viljandisse inimesi ja sellist, no ütleme niimoodi, et natuke kergitas seda Viljandi kultuurilist eluolu. Viljandi viimasele talvisele tantsupeole kogunes 2013. aasta 2. veebruari õhtupoolikul juba julgelt üle 1000 elurõõmsa pidulise. Ma vaatasin seda elevust, mis oli siin majas, seda, mis paistis silma tänavapildis, kui siin sai liikuda selle Sakala keskus Roosa maja ja Aida vahel, kus siis toimus pidu, veel sisemised tantsimised, siis see kesklinna osa, mis oli täis rahvariietes tantsijaid, seletamist ja täpselt selline tunne oli, et emotsioonid olid täpselt sellised, et nagu see asi toimuks esimest korda, need tänava juhuslikult kuuldud jutukatked, kui siit sai läbi liigutud läbi linna, siis kõigil oli väga täpselt tööplaan või tunniplaan käes, et ei jääks rongkäiku hiljaks. Ja see oli just see osalejate selline meeleolu oli täpselt selline nagu esimesel korral. Aastad, mil Viljandis talviti tantsupidu peeti, lisasid värvi ja pikkust ka sallile, mida igal talvel järjest pikemaks kooti. No salli esimene ots hakkas tegelikult hargnema suvisel festivalil, et sealt tekkis see mõte, sest minu arust oli ikkagi Vaike jälle see, kes ütles, et ta kuskil festivalil käies oli seda mõtet näinud, et võiks ju ka teha. Ja tõime siis oma lõngad kõigepealt platsi ja alustasime ka ise peale, siis ma mäletan, et suvisel festivalil olid üks inglaste grupp, ja seal isegi mehed väga agarad kudusid, niimoodi istusid puu all ja kudusid, see on väga silme ette jäänud. Ja muidugi siin talvisel peol siis sellest kohe nagu kõik haarasid kinni, sest kõik ju korraga ei tantsi ja see alati on seltskonnas neid, kes koovad väga hea meelega. Nii et sinna said väga uhked mustrid meil sisse ja rühmade nimed ja nii. See on ajalugu. Vardad püsisid salli kudumis veel ka käesoleva filmi valmimise aegu. Ootavad nad seal mõne uue ettevõtmise algust või muuseumi hämarust. Siit annab edasi lihtsalt minna selles suhtes, et meil on nii suur kogukond, kes usaldab meid. Ja ma arvan, et õige pea me teeme midagi järgmist, mis annab tantsijale selle vabadustundega koos kätte selle, et ta on valmis ja võimeline ise selles tantsus midagi looma ja mitte siis ainult iseenda jaoks, vaid ka teiste jaoks midagi tegema.